Pärisorjuse kaotamine Eestis oli pikaajaline protsess. Üks olulisemaid eelsamme, mis selle täideviimiseks tehti, oli omavoli piiramine ning talurahva õiguste ja kohustuste täpsem reguleerimine. Selleks võeti 1802. ning 1804. aastal vastu uued talurahva seadused. Nüüd olid talupojad endiselt pärisorjad, kuid neid ei tohtinud pantida, müüa ega kinkida maast lahus. Tere! Täna oleme sattunud siia Padrikusse, kus me kohtusime Ehtsa vana Eesti talurahva perega ja mul on neile paar küsimust. Me ei saa kätte neid praegu enam ju. Ole vait! Vabandage. Terekest. Minu küsimus siis siuke, et kuidas te suhtute uutesse vakuraamatutesse ja normidesse? No ikka mitte midagi ei saa aru. Mesamehed ei räägi. Suss! Mina räägin. Ma arvan, et siiski nagu, et keiser võttis kõik need koormised ära, aga mõisnikud varjavad meie eest. Saate aru, jah? Jah. Mõistate, jah? Midagi ikka saan, jah? Tulge istuge siia meie juurde just. Räägime lähemalt kohe. Tulge, ärge kartke. Nii, et kas teil on veel küsimusi meile või? Ma tahtsin küsida nende rahutuste kohta. No seal me muidugi käisime, no kuidas siin sa... Jah, täpselt. ole kus, homme saad. Homme sa täna hommiku said juba. Aitab küll tänaseks. Aga jah, muidugi me käisime rahutustel, et kuidas siis ilma, et... Ahah, okei. Tore tädi. Ei olnud. 1810. aastal asus Eestimaa rüütelkond arutama pärisorjuse kaotamist mõisnikele soodsamatel tingimustel. Eeskuju saadi Preisimaalt. Oma vabastamise põhimõtted esitasid nad 1811. aastal keiser Aleksander I, kes võttis nad Eestimaal vastu 1816. aastal ning Liivimaal 1819. aastal. Mõned tingimused, mis äsja vabastatud pärisorju ees ootasid, olid ise riigile maksude maksmine ja kohustuste kandmine, luba elukohta vahetada ainult oma kihelkonna piires, hiljem Kubermangus. Mõisnikel oli lubatud talupoegadelt nõuda ainult neid kohustusi, mida nägid ette riigiseadused või talupoegadega sõlmitud lepingud. Kopp! Kes on? Orjus. Mis orjus? Päris orjus. Siin on klipp aastast 1822, kus Otto Wilhelm Masing annab teada eelseisvast perenimede saamisest. Iga mees, kellele prii laskmist kulutud, peab enesele ja oma suguvõsale liiginimme võtma. Mis ristituse nimme taha paneb. Valitsus valvada üle, et talupoja inimesed enestele mitte ei rumalat, ei teotavat ega ka mõisavanemite suguseltsi nime ei võta. Ja. Pärisorjuse kaotamise järel talurahva majanduslik olukord ei paranenud, vaid pigem halvenes. Vaja oli tasuda rendivõlad, magasivõlad ning tuli täita raskeid teonorme. Kui tekkisid võlad,
ähvardas talust väljatõstmine. Tuhande 1830 kuni 1840 aastad olid rasked, sest Eesti ala tabasid suured ikaldused, mis tõid kaasa näljahäda. 1841. aastal levisid Liivimaa taludes jutud, et Lõuna-Venemaal on soodsamad võimalused maad saada ja talu pidada. Valdades hakati koostama soovijate nimekirju. Sama aasta augustis soovis ainuüksi Pühajärve mõisas välja rännata koguni 200 talupoega. Nende korrale kutsumiseks toodi kohale sõjavägi. Mis on? Peks? Mis peks? Rehepeks, kaua tööl! Et oleks seaduslikult vahe mõisamaal ja talumaal, eraldati talupoegade käes olnud maa mõisamajandist. Mõisnikud võisid aga eraldada 17–20% juba talupoegade käes olnud maast mõisale, mida hakati kutsuma kuuendikumaaks. Uute seaduste tõttu mindi üle teorendilt raharendile. Sellega kaasnes tasuta teotöö kadumine, millel mõisamajandus oli püsinud ning selle asemel hakkas mõis endale tööjõudu palkama. Arvati, et nii on töölised efektiivsemad. Talurahvas pooldas üha enam raharenti, kuigi mõisnikule jäädi rohkem võlgu kui teorendi aegadel. Samuti anti uue seadusega talurahvale viimaks võimalus maad osta. Tuhande 1858. aasta kevadel keeldusid paljud talupojad abiteost, sest usuti, et nad on sellest vabastatud. 2. juunil 1858. aastal toimus Mahtra mõisas ka seetõttu käiskähmlus ja tulevahetus, kus surma sai 1 ohvitser ning 7 talupoega. Talupojad, kes osalesid, said karmilt karistada.
1865. aastal tühistati keisriotsusega mõisapolitsei, mõisnike ja kõigi leivavanemate õigus neile alluvaid või nende palgal olevaid teenijaid ja töölisi kehaliselt karistada. Nüüd ei tohtinud ka hiiunuhtlusega karistada taluperemehi. Eestis sai talude päriseks ostmine alguse Mulgimaal. Müük hakkas elavnema 1880. aastatel ning Saaremaal alles pärast 1905. aastat. Talupoeg sai enda pärisomandiks senise renditalu koos maade ja hoonetega. Talupoegade aeglus seises rahapuudusest. Esimese hooga suudeti ära tasuda vaid väike osa, ülejäänud maksti pikema aja vältel. Pildil on üks esimesi Eesti soost mõisnikke, Tõnu ja mõisa ostnud Peeter Vildriks oma perega. Talude päriseks ostuga saavutatud talurahva majanduslik vabanemine oli oluline samm Eesti ühiskonnas. See aitas kaasa Eesti rahva eneseteadvuse tõusule, rahvuslikule ärkamisele ning suurtemate poliitiliste õiguste taotlemisele. Tead, mul on tõesti hea meel, et sa ikka tulid siia mulle appi neid kartuleid koorima. Sa ikka tead, et nagu laud on palju mitmekesisem. Ei pea kogu aeg seda sealiha seal ainult sööma, et saad ikka millegagi koos süüa. Jaa, aga kartude tassimine on nii raske. Mul juba selg valutab sellest. No jaa, aga samas nagu mis sa teed, sul ei ole vähemalt hobust vaja. See võtab ju rohkem raha. Ja sul pole atra vaja, mis maksaks ka ju veel hästi palju. Ja aga meil on vaja spetsiaalseid hoiutingimusi, külma kohta ja palju kohta ja... No aga siis ongi, saad kohe loomasöödaks ka panna, kui kiiresti ära riknevad. Nad säilivad ainult 10 kuud. No siis panedki kohe sigadele ette. Neil on väga palju C-vitamiini sees ja neist saab pärklist ja... Tead, sa ikka ei kujuta ette, kui head need kartuleid meil siin on. Aga... Mis sa arvad? No jah. Aga vanaema vaata. Siin ju lehemädanik, seda ei saa süüa. Mis sa vingud? Saad küll. See on lihtsalt natuke kauemaks sinna põllu peale jäänud. Aga see... Issand jumal, ei ole siin midagi. Kõik aitab süüa. Mis sa vingud nii palju? Saad viina nendest teha. Näed? Oo. Oi, nüüd tuli huvi, eks ole?